ma ei jõudnudki eile midagi rohkem filmida, sest väga väsinud olin. Ja lihtsalt olime, mis mu käsi ka väriseb, sorry. Olime kodus ja praegult sassuga ärkasime, teised kõik magavad alles. Issand, mu käsi väriseb, ma ei saa. Nii et vaatame, mis tänavapäev toob. Peaks täiega koristama ja lahti pakkima. Siis mul tahab üks sõbranna tulla külla kohvi jooma, keda oleks tore näha üle pika ja Hinnu on ka kodus seega. Nii kiired koristamised on tehtud. Poe nimekiri toitudega on tehtud. Ja jube ilus soeng. Jube ilus välimus ka. Nii valge mul silmad jumal märjad juba. Ja naabrina selle asjad viidud. Ja nüüd siis sõbranna juurde. Nii, kus ma pooleli jään. Kasutan ära seda, et Hinnul on puhkus. Mul on natuke vabam elu ja see on külm õues on. Ja sõbrannal laps on lasteaias ja mees on tööl. Ja siis lähen loobisen natuke. Ja siis pean käima toidupoes ja siis peaks käima veel poes, nagu tavapoes. Peab kosse eest, mul on vaja ühtesid karpi sealt juurde. Nii et, jah. Nii, ma viilin kodu poole. Räigelt külmune õues. Käisin siin pakil järgi ja veits ostsin asju. Ja nüüd käin kodus. Siis on ilus soeng. Ja siis pean minema pärast nädala toidu asju ostma veel. Nii et jäi! Ja mul hakkab vahatist olema siia suunurka. Nii et love it! Nii, nüüd ma näitan ära ruttu, mis ma ostsin. Ja no tegelikult väga ei ole midagi näidata. Tohu ja siukseid karpe. Ma teisid selle liska. Ei käinud, ma lähen alles toidupoodi, lähen emakastes karpe. Vii palun ükshaaval neid ära ka maha pillama. Ja kui ikka väga palju. Ma sain Pepost. Ostsin mingid siuksed. Mis maksid 2,50 ainult. Näe, Emma ostis neid ka. Emmale kindlasti väga meeldivad. Need värviraamatud. Mulle ka? Jaa, palun. Siis Noorale mingid siukest kleepimisvärki. Ja veel karpe
No aga rahulikult noole. Veel karpe. Veel karpi. Nii. Ja siis vaadake, kui nunnud. Vaadake. Näemme. Ja vaadake. Ma näitan ise karpi. Okei. Ja siis nad on kõik karbid kukuvad nüüd. Siuke on mingi karbisüsteem. Siit tuleb järjest väiksemaks erinevad pildid. Ja no sa võid süüa ka sinna sisse panna, aga me paneme legod. Ja vaadake, kui nunnu. Ja siis see. Kunagi see leedilont oli mu nagu lihtsalt, nagu ma ei suuda ära öelda, nagu kui favorite mul, nagu kui ma väike olin. Mingid tavalised mingid särgid. Sinna ja üks must endale ja siis emmale napsuga sokke. Nii, ja siis on see mingi pakike. Teeme kohe lahti. Võtame. Nii. Aeg, mida armastan. Vaatame siis. Geisha šokolaadinunnu. Okei. Siuksed kaardid. Ja ma jätan endale ühe. Mega ägedad. See on sealt samast, kust ma tellisin endale selle 2023 aasta kalendri. Mega ägedad lihtsalt. Nii ilusad joonistused ja kaardid. Võtak. Nii. Ja miks ma need karbid nii palju seal ei kuku? Miks neid nii palju, siis mina oma kiiksudega. Siis mul on kõik legod näiteks. Meil on Lego Friends ja City ja need, kus on need väiksed vidinad. Kallis. Jaa, väga ilus. Siis need peavad olema. Tere. Kas see on uus? Jaa, see on uus, aga ära maha palun pilla. Thank you. Sa ei näinud, et ma olen piisavalt paks, et ma ei tohiks piitsat puhutada. Näe, kõrvitsa püree ja suppi peaksid tegema. Ja siis igastahes ma panen kõik need legod komplektid eraldi karpidesse. Noora sai jõudeks neid mingi 5 juurde ja laevast ma ühe komplekti ostsin ise veel juurde. Ja siis mul on kõik Barbi väiksed vidinad, kingad, kotid, kõik on nagu ära sorteeritud nendesse, siis mängurahad, no mul on mingid omad kiiksud. Et mul on kõik nagu ära sorteeritud niimoodi karpidesse. Kõik Polly Pockets ja asjad, kõik asjad on nagu. Nüüd ma peaks tegelikult, siis on see kodu on nii must, aga ma peaks tegelikult käima poes, ostma söögiasjad, koju tulema hakkama, koristama, süüa tegema ja ma lubasin, et me mängime täna Nooraga ka, kuigi mul on üpris chill ja vaba päev täna olnud. Sest Linnul on puhkus. Ja see on nii valus ka. Toidupoodi veel ei saa, kohustused, Teilu tahab ka õue. Nii et väike ring siin miniradade vahel ja siis toidupoodi. Mina kohe koju kõndimas nagu lihtsalt mingi kaamel.
day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. Jaa, see oli naljakas. Ja Naljakas nüüd ma oli. panin mulli. Naljakas oli liugulaste või? Jah, ja mull oli naljakas. Tema saab seista vees, sest tema ei saa istuda. Kas keegi... Nii naljakas või? Jaa. No aga pane. No aga võtta siis midagi eest ära. Jaa, võtame need eest ära siis. Ei ole täna jälle jõudnud mingit sihukest klippi teha, kus jutustaks ka. Sest ma terve päeva koristanud, vähemalt proovinud. Mingi aeg muidugi mängisime ka lastega. Ema pani pusle, siis me mängisime legodega, panime legosi kokku. Teili lähme siit. Ma olen teiliga jalutamas. Ja kes tahab heiti panna mu ohatisele, siis tehke seda, siis see on suht rõve. Aga jah, ma tulingi teiliga jalutama, Ennu käis hommikul. Fail on see, et ma ei oska ühtegi algust, iga klipi algust, kus ma pean rääkima. Põhimõtteliselt ma lihtsalt, ma ei tea, teen 10 klippi, sest ma ei oska kuidagi alustada. Kuskil mainisin ka juba seda. Ja ma lihtsalt ei tea, mida öelda. Aga lähme siit ilusti sujuvalt edasi sellele, et siin on eriti hästi näha, kui kolmukka, et ma teen õhtusööki. Emma on täiega väsu, jonnib ainult, ülla. Ja ma ei tea, me oleme 2 päeva lihtsalt seda kodu koristanud ja sellest täiesti crazy, see on nii segamini ikka. Uskumatu. Ma ei tea. Noh, kallis. Oota, emme teeb söögira. Kurki tahad? Kas sa kurki tahad? Okei, ma annan sulle natukene. Aga kohe saab riisi ja... Anna ilma kooreta. Ja ma koorin ära sulle. Ära seda. Kohe saad kurki. Nii, kallis. Palun. Ja laps. Ja nüüd on väike õhtusöögipaus. Ma ei tea, kas ma jaksan täna edasi koristada, mu selg nii valutab, aga samas peaks. Tüdrukute tuba on nagu eriti reisi. Või no ma võtsin nende kapi ette, kuigi mingi aeg ma pean selle uuesti ette võtma või nagu kleite ja asju hakkame sorteerima, kellele mis väikseks on jäänud. Et siis näha, mida on vaja osta. Aga õhtuks teen tomatikurgisaati, raeriis ja mingid juustupunnid.
sest nad on täiega head ja kõikidele maitsevad. Mis see on, kallis? Oota korra, mis on? Tere hommikust! Kell on mingi 9 läbi natuke. Ja eile hakkasin mõtlema, kui ma nüüd trenni ei jõuagi selle aasta numbri sees veel, kuigi mul ei ole seda aega, aga kui ma ei jõua, siis ma ei jõua uue aasta alguses ka sinna, sest siis on juba nooretrennid, pluss Heinul hakkavad trennid, pluss Heinul on töö ja siis läheb nagu elu nagu väga kiireks tagasi, et praegult on niisugune rahulikum periood ja oleks nagu hea see algus ära teha. Ja siis sul on nagu juba mingi aimdus su kehana või noh, sa oled selle esimese paugu ära teinud ja siis on kuidagi lihtsam ja need trennid ja kõik sobitada sinna kuskile kiire elutempo vahele. Väiksed plaanid on, et Hinnu läheb järgmine nädalavahetus ehk 6. istuma. Tüdrukutega maale. Emme jääb koju. Et siis ma tegelikult tahaks tüdrukute toas neid kaste ja asju hakata sorteerima, mänguasjade ja riidekappe normaalsemalt. Ja no siis meil tuleb sõbranna külla, kellega me alati suht, kui ma jään linna üksinda niimoodi, siis ta tuleb külla ja siis teeme koos süüa ja siis vein, söök niimoodi. Nii et täiega ootan. Viimati ma sain niimoodi üksinda olla, või no üksinda ma ei olegi selles mõttes saanud, sest Saskia on kogu aeg olnud. Aga selles mõttes, et suuremaid plikas ei ole. Siis mingi 2 kuud tagasi. Ma juba siin vahepeal tundsin täiega enne jõule, kui oli hull see, ma ei tea, jooksmine. Täiega vajaks seda, et ma saaks natuke rohkem lihtsalt olla. No Kalli. Ei no, mida? Selle roosaka. Päriselt. Nii ilus. Väga ilus. Ja no, Hinnu muidugi on öelda, et ta võib Saskia ka kaasa võtta, aga ma ei tea, kas ma suudan või ei suuda talle anda sassud kaasa, siis saaks nagu päriselt puhata. Aga eks näis, tuleb nii kaugele elada. Ja oh my god. Meie kass on täiesti pöörane. Seljas on. Teil on 2 tükki ju. Mõlemal on üks väga hästi. Kunagi vahetate, las praegult olla nii. Ei, sul on külgedel kummi. Tal ei ole liblika kleit või? Jooral on hobuse. Jaa. Mina jälle süüa tegemas, millal muul ajal ikka rääkida. Hinnu läks Nooraga siis ära mingi aeg tagasi. Emma, rahune. Seal ei ole telki, ma rääkisin suure toa telgist.
proovisin siin Saisket magama saada, aga no. Nii et siis ta nüüd peab olema 6:07, 2 tundi üle või vähemalt. Siis saab hakata mõtlema magamisele. Ma hakkan tegema siis õhtusööki. Mõtlesin, et teen endale ja kui Hennu pärast tahab see salatit kanaga. Ei saa midagi sealt. Teie seal suures toas ju diivani kõrval on. Jaa, eile emme pani ju. Ja tüdrukutele teen siis makarone, praen viineri või noh, kõigepealt keedan ja siis praen märvan viineri, munajoostu ja siukse mööksi. Nii et loodan, et Saske nüüd jonnima ikkagi ei hakka, et ta ei ole nüüd nii vessu, sest magada ta ei tahtnud. Homme siis päeval me peaks käima sõbrannaga poes. Mehed jäävad lastega, sest siis me oleme ostama õhtuks söögiasjad. Ma ostsin siin üks päev ilutulestiku kraami ka natuke. Mitte mingiseid pauke, aga erinevaid säraküünlaid. Ma ei tea, küll tähekesekuulisi, küll südamekuulisi, küll klassikalisi mitu pakki. Siis neid hernevärke, et mida võib nagu Noora ise ka põhimõtteliselt vastu maad visata ja siis teeb selle väikse nagu mingi pragina või paugu või see, mis on toas ka lubatud kasutada, aga me ikkagi tahaks õues kasutada. Ja siis mingine vulkaan suurem, mis oli hullult kiitis sededi seal, et eelmine aasta juba kasutati ja see aasta ka palju ostetud, et see ka pauku ei tee. Ma arvan, et Noora kardakski pauku, nii et ei saagi mingit pauguvärki osta. Nii et siis homme mingi söök ja siis sõbranna perega ja siis ongi uus aasta käes. Ma pean siin mingi päev vaatama, perenaine teed siin makaronid üle. Aga pean panema siin need uued trenniajad ja värki paika märkmiku, sest muidu jooksvalt niimoodi ma ei jõuagi. Samamoodi kui ma toitumiskava tegin, siis mul oli nädala nagu menüü ja see oli mul välja kirjutatud iga pühapäev külmkapi uksele. Siis muidu mul lihtsalt jooksvalt, mul ei ole nagu aega või süveneda ja vaadata. Ehk siis mul peab kõik nagu ikka suht täpselt olema nädalas paika pandud, kui on nagu Hennu töö ja Nooral trennid ja lasteaiad ja asjad. Saskia! Sasu! Mis teed seal? Mis sa teed seal? Ikkagi hakkab raudselt jaurama. Mis sa riidled? Saskia! Viiu! Saskia, miks sa riidled? Mis see on seal? See on nuga. Saskia! Kuule, mis sa teed? Tada! Ma sain toad ka kõik korda. Kui kauaks ei tea, aga vähemalt korrakski. Nii et Nii, mis sinuga teeme siis? Kas ma panen su tooli või? Kas sa lähed mu beebetooli või? Kas sa lähed beebetooli või? Kas sa lähed beebetooli? Ma tahtsin enne trenni rääkida hommikul sellest, aga lihtsalt ei olnud aega rääkida. Siis ma hullult kartsin esimest trenni, ma veel ukse ees mõtlesin, et äkki lähen mõni teine päev. Ja siis oli mingi, et ei, et sa oled juba kätti siin, mine käi ära. Sest mul on nii halb füüsiline vorm, nagu see on midagi nii kohutavat. Ma mäletan, kui ma läksin peale Noorat
esimest korda trenni. Mul oli Noora ja emmaga siis nii-öelda suurem see vanusevahe lastele, nagu ma rasedaks jäin. Ja ma veel mõtlesin, et kas ma lähen mingi rühmatrenn oli, et kas ma lähen 45 minutit või lähen nagu pool tundi, tund või siis pool tundi. See oli nüüd ma ei tea, et tund ikka, 30 minti on nii lamp, on ju. Ja siis lõpuks ikkagi läksin mingi aja pärast, läksin 30. esimene kord. Mis sa riidled? Ja ma lugesin siin. Ja siis mäletan, ma vaatasin nagu niimoodi, et ma mõtlesin, et nüüd on kõik. Et mul ongi vaja kiirabi kutsuda, et ma suren maha seal trennis. Ma olen nagu nii läbi omadega, ma vaatasin kaua siis trenn kestnud oli ja trenn oli reaalselt 5 minutit kestnud. Ja see oli soojendus alles. Siis ma olin küll veits piinlik. Aga ma tean, et mul ongi nagu füüsiline läheb ülikergesti alla. Mitte siis nagu lihased otseselt, aga kuna mul on sünnist saati bronhiitastnud raskel kujul, siis ma arvan, et mida? Astmaga ja see kopsumaht ja kõik on siuke, et ma olen esimese klassi lapsendast on parem kui minul. Aga mul oli juba Noora, et mul öeldi poole rasedusel, kui ma käisin selle pulmonoloog, ma ei tea, kopsuarst, mis iganes, mingi siuke asi ta on. Ma väga tihe külastaja sinna pole, kuigi ma peaks. Aga jah. Saskia, mis me teeme sinuga? Ja nüüd hakkab järgmine kannutama. Nii, emma, mis see on? Ma ütlesin, et see kott on liiga väike. Mine võta suurem seljakott. Suurem kott, minikott või teine minikott või lasteaiakott. Sinna mahub. See on liiga pisike. Suur kott võta. Kas maitsevad pannikoogid? Kas maitsevad? Nii, ma jõudsin nüüd koju tagasi ja käisin sõbrannaga ostmas õhtuks asju, nad tulevad perega siia. Aga seda tähele siis jälle panga. See on tegelikult juba paranemas. Suht nästi. Ja käisime siis ostsime toiduasjad, siis me ostsime veits jälle mingit ilutoostiku teemat. Käisime söömas ja siis ma mõtlesin, ma näitan kiiresti, ennem kui ma pessu lähen, et mis ma siis ostsin. Ei midagi erilist. Sain Noorale siuksed dressad.
väga ägedad, aga need maksid ainult 2,99, nii et patt oleks olnud jätta need poodi. Ja siis ma sain endale lõpuks uue rahakoti. Ma olen nagu 5 aastat enda vanaga olnud, korralikult suur ja nii et ma olen väga rahul. Ülemistest sealt sellest CC poest sain selle siis ma ostsin uue pesu, aga seda ma ei näita. Ja siis ma sain endale jalanõud ka, kohe kui ma kätte saan sellised. Nii et võt, rohkem just nüüd, kui ostsin toidukraami. Nii lähedalt muidugi ei ole ilus rääkida teiega praegult. Nii et nüüd ma kiiresti lähen käin pesus, sest meigi katan selle koleduse siit ära. Ja natuke tõmban asju kokku, mis lastel on laiali, panen puhta pesu kokku. Ja pead ei pese täna, sest ma ei jõua enam seda kuivatada. Äkki teen alla mingid lokid. Ja siis äkki panen täna selle kuldse kleidi vahepeal selga, ennem kui me õue lähme. Nii et varsti näeme. Mõtlesin, et näitan oma seda märkmikku teile, selle aasta oma Saskia. Nagu ma olen nii rahul, siin on siuksed kohad, kuhu saab panna asjad vahele. Ma olen hetkel Noora silmaarsti aegsin. Siin on igast mingid eesmärgid asjad. Siis hakkab jaanuar. Siin on kuud, jaanuar, veebruar, märts, aprill, no nagu ikka. Väga palju lihtsam on siis leida. Siis siin on kuu eesmärgid, tuduu ja siis alla saab ka kirjutada. Nii, ja siis siin on iga nädala on 2 siukest kohta, kuhu saab kirjutada. On suht täis. No ja siis on siuke tavaline on ja iga kuu ees oli minu meelest ka see, et selle kuu need to-do listid ja eesmärgid ja värki, aga mis ma just avastasin, ma polegi saanud väga palju sirvida seda, siis mega äge siin taga on esiteks hästi palju vaba ruumi kirjutamiseks, nagu ma kirjutan täiega palju. Ma olen täiega vanakooli inimene, et märkmikud on täiega innu mul. Aga nagu mega tuus on see on siuksed kõvem. Siin on, et ma soovin, olen tänulik, mind motiveerib, armastan, meeldetuletus iseendale, üks eriti magus unistus ja siis siia saab pilte ka panna. Ja siit saab need pildid võtta. Mega ägedad kleepsud, mega coolid. Need on 3 sõna iseloomustavad lõppenud aastad kõige paremini, see on siis aasta lõpus, siin on igast need Saskia. Ja mis on nagu eriti tuus minu meelest, on nagu siuksed kleepsud. Vacation, date night, girls night, don't forget, work hard, me time, sünnipäevad, special day ja siis igasugused need väiksed tingmärgid, kleepsud ka. Ja mis on veel ülihäge, on märkmepaberid. Siin on B-s skaalal 1-10 oled sina 11 ja siin on lihtsalt see nende logomärk.
aga nagu tavaliselt, kui mul on need märkmikud, siis ma olen alati ise siia lõppu märkmepaberit kleepinud 2-poolse teibiga, sest ma kasutan neid täiega palju. Ja nagu praegult just avastasin megatuus lihtsalt. Ja kuna mul sel reedel tuleb tüdrukute õhtu, siis ma sain siit ühe kleepsu juba ära kleepida selle nädala reedesse. Tada! Nii et mega äge.